Miks nii hull? Karantiinipäevikud ja kodukontor. Minu kullakallid kolleegid on teinud ära suure töö. Vaadanud läbi palju igasuguseid sotsmeedia reklaame ja kokku kogunud kõik halvemad palad. Nendest teinud ühe eriti halva video. Aga hakkame siis otsast pihta. Laserid, turundaja, normaalne tümm. Turundan nagu. Boss. Teeni. No, selles suhtes arvestades, et me kõik karantiinis oleme, siis loomulikult me tahame ju sotsmeediat vaadates või üldse videoid vaadates, mis peaks olema harivad, tunda seda, et me oleme ööklubis. Kui te valite muusikat, siis palun valige midagi siukest, mis meeldiks teie vaatajale, mitte teile. Vaadates seda kaadrit, siis Gert on saanud suurema tööga hakkama kui Helen, nagu halvas mõttes, et Helen on suutnud selle kaadri suhteliselt puhtaks teha. Jah, tema ise on natukene kaadrist väljas, valgustus samas on ühtlane, taust on puhas, kuskil ei vedele trussikuid, rätikuid, mingid õlud joovad jorssi, ei ole nurga peal paista. 7-80% Eesti YouTuberitest ei suuda sellist kompositsiooni oma magamistoas luua. Tere! Täna räägime Muusikanivoo ja kõneleja nivoo on suhteliselt sarnased, ehk siis selle suure tümmi tagant ei ole mitte midagi välja kuulda. Minu nimi on Helen. Ekraanil jooksvad logod, mingid animatsioonid. Kaupa turundama sotsiaalmeedias. Filmake seda varem. Gifid. Väike abivideo. Siin on 5 levinumat viga, mida tehakse uute. Tekstile hakkab tümm peale jooksma. Kohutav zoom. Ma juba alguses kahtlustan, et seda videot ei ole liiga palju lõigatud, mis tähendab seda, et 2-minutilisest sisust on välja venitutud 4:56 ehk pea 5 minutit. Me oleme alles esimese minuti juures ning sisuni praktiliselt ei ole veel jõutud. Üsna tavaline, sest hiljaaegu vaatasin ühte maakleri videot, kus oli ka kas äkki 3 või 5 või mingid niukest umbes sinna samma auku näpunäidet ja sellest oli välja venitatud lausa 10-minutiline video. Suunatakse klient Messengeri. Näidatakse kliendile reklaami, osta minu kaupa. Mind kui klienti rääkima tootja Messengeriga. Kas see aitab mul seda osta? Ei aita. Mind võiks kohe suunata tootja e-poodi midagi konkreetset ostma. Seda konkreetset ostma, mida mulle reklaamitakse. Või näiteks teenusepakkuja puhul viia tema kodulehele, mitte temaga Messengeris rääkima. Viia tema kodulehele, mitte temaga. Kuhu mujale paneksid sina igasugused illustratsioonid? Loomulikult kõneleja näo peale näiteks. Siin on hea koht hetkel panna siis arvutimaailma või mustaposti reklaam. Tellige oma turundusvideo meilt nüüd. Kui sa tahad videot aeglustada, siis filmisega kõrgema kaadrisagedusega. Aga praeguseks hetkeks on see päris kohutav, mis Gert on suutnud siin Heleni üsna halvast videost teha. Punkt 2. Enamik inimesi vaatab praegu sotsiaalmeediat oma telefonis. Sina, kui sa teed esmakordset reklaami. Laserid, õige. Et seda ööklubi muljet või niukest ööklubi tunnet paremini süvendada. Mõtted on õiged, et enamus meediat tarbitakse telefoni ekraanil. Arvesta sellega, kui sa müüd mingit toodet, siis suuna inimene tootelehele, mitte mingile suvalisele kohta. 3. Paned reklaami ülesse Facebooki kaudu. Facebooki platvormil, aga lubad seda näidata ka Instagramis, mis iseenesest ei ole halb. Instagramis on ka inimesed, kes tahavad näha sinu tooteid, aga Instagram on teises formaadis ja sinu pisikene pildikene piklikul ekraanil ei näe nii hea välja ja sinu pisikene pildikene piklikul ekraanil. Kuidas sa illustreerid pisikest pilti piklikul ekraanil? Jumala eest. 4. Keegi kukkus just ümber. Pane tema pildile liiga palju teksti. Liiga palju teksti? Jaa, väga õige. Ära pane oma pildile liiga palju teksti ja mis see eelmine oli?
Mul ei tümm ainult meelde. Tees Facebooki reklaami arvestad, et seda näidatakse erinevates keskkondades. Facebooki ja Instagrami formaat on paraku natukene erinev. Hea nipp on see, et mine Facebooki teksti tšekkihasse ja vaata, kas seal on rohkem või vähem kui 20% teksti. Mida vähem teksti, seda rohkem inimesi näeb sinu pilti. Seda rohkem inimesi näeb sinu reklaami. Väga õige. Facebookil endal on tegelikult olemas ju tööriistad, mis aitavad reklaami disainida. Facebookis on tegelikult palju reklaami, mida me igapäevaselt tarbime, kuid Facebooki enda eesmärk on seda teha võimalikult märkamatult. Reklaam, mis karjub reklaami järgi, siis ilmselgelt see roogitakse välja, et su kontakti hind läheb väga kõrgeks. Reklaami. Miks nii on? Arvestage sellega, et storydes jooksevad sinu pildid eest ära. Kui seal on liiga palju teksti, ei jõua klient seda lugeda. Põhisõnum võiks olla kohe alguses. Ka õige. Ja 5. Kõik ei pea sinu reklaami nägema. Sinu reklaami näevad inimesed, kes tahaksid reaalselt seda teenust ja toodet osta. Kuna ma ise hetkel kogun ka kokku siuksi parimaid tavasid, kuidas hästi lihtsate meetoditega ennast nähtavaks teha, tegelikult ei ole mõtet näiteks rehvi vahetust reklaamida kogu Eestile ja kõikidele vanuserühmadele, sest vaevalt, et sul 15-aastased tulevad ma ei tea, Valgamaalt rehve vahetama, kui su rehvi töökoda näiteks asub Nõmme keskuse taga. Aitäh! Aitäh! Aitäh sulle, Helen! Tšau! Nii, Helen läheb kaadrist ära 4.27, video pikkus on 4.56. Millega me täidame? Turunda nagu boss, ehk siis alguskaadrid, laserid kassi silmadest, disko vabalt. Nii, veel 10 sekundit. Vaikus. Ja siis tuleb 6 sekki lihtsalt musta ekraani. Helen ja Gert on suutnud kokku panna väga halva video. Teie üritage seda mitte teha. Kasutage nii sotsmeedias kui video tegemisel parimaid palasid. Üsna varsti teeme siis oma paar näpunäidet ka, kuidas oma videot kodustes tingimustes paremini salvestada ja loodetavasti on teil sellest kasu. Kui te tahate, et me seda tüüpi asju veel teeksime või siis kui sa tahaksid näha, kuidas oma kodustes tingimustes paremini videot saada, siis pane meile like, jäta kommentaar alla ja loomulikult püsige terved, hoidke teineteist ja kohtume juba, kui mitte varem, siis järgmises videos. Tšau!